kohe panen ka salvestama. Loodan, et kõigile see on okei. Ja tänase või üldse tegelikult selle aasta teemad on meil kokku pandud nende mõtete baasil, mis me saime teilt eelmise aasta lõpul, et kes siis eelmisel aastal osalesid ka meie siis tööandja brändingu webinaridel. Ja esimese teemana sellel aastal räägime siis, kuidas integreerida nii siis tööandja brändi, korporatiivbrändi kui siis ka persooni brändi ja miks see tegelikult üldse oluline on. Aga kuna me taas siin virtuaalselt oleme, siis igaks juhuks tuletame meelde, et kui midagi peaks juhtuma pildi või heliga, siis andke kindlasti teada ja meie hea meelega võtame küsimusi ja kommentaare vastu terve selle esitluse ajal, et võite vabalt oma mikrofoni lahti teha või chati kirjutada. Nii et siis hea meelega kuulame teie kommentaare ka. Aga kui siin on uusi inimesi, siis äkki hästi lühidalt, kes meie oleme ja siis läheks juba sukelduks teemasse. Tere ka minu poolt ja oleks super tore, kui teil vähegi võimalik on kas või korraks panna kaamerad sisse, et me näeks teid ka visuaalselt, mitte ainult ei räägiks musta ekraaniga. Väga tore. Kes saab teile ennast näidata tööpostil ilmselt erinevates olukordades rõõm teid näha. Kui me ei ole teiega veel kohtunud, siis mina olen Leisa Saue, olen aastaid tegelenud ettevõtlusega ja viimastel aastatel Google marketingis aidanud erinevatel ettevõtetel kasutada teadlikult ja strateegiliselt sotsiaalmeediat ja teistpidi coachin. Minu väga-väga suureks kireks on inimeste arendamine ja nendes maksimaalset potentsiaali avastamine ja ärakasutamine ja persooni bränding minu jaoks on äärmiselt põnev teema, eriti tööandja brändinguga koos kombinatsioonis, sest ma näen, et seal on väga palju võimalusi, kuidas aidata ühelt poolt töötajatel iseendast paremini aru saada ja tegeleda teadlikult enesearenguga, aga teistpidi, kuidas saab olemasolevatel töötajatel aidata ühendada kirg ka töö kontekstiga ja leida suurema tähendus tehtavale igapäevasele tööle ja sellel kõigil on väga-väga suur mõju ka tööandja brändingule, millest me täna räägime. Ja see on ka üks põhjustest, miks meie käsitleme tööandja brändingut ja persooni brändingut koos ja vaatame just sellist tervik 360 kraadi perspektiivi. Nii, ja minu nimi siis on Evelin, kellega veel kohtunud ei ole, siis rõõm tutvuda virtuaalselt. Hästi pikka aega tegelenud ka siis müügi ja turundusega, aga Olesiaga juba siin viimased 5 aastat tegeleme nii persooni brändingu kui siis ka täna võib-olla suurema fookusega ikkagi juba tööandja brändingul ja erinevate brändisaadikute programmide kokkupanemisel, et nii läbi koolituste kui siis ka erinevate organisatsioonide ja ettevõtete konsulteerimise. Aga me siin 3 aastat tagasi andsime oma esimese raamatu välja persooni brändingust. Praegu just kirjutame järgmist tööandja brändingust, mis oleks sama praktiline ja aitaks siis kõiki, kes seda teemat soovivad fookusesse võtta, ka seda väga praktiliselt siis töösse võtta. Ja selle aasta plaanid me siis võtsime suurelt ette iga kuu siis nendel teemadel, mis me teilt saime eelmisel aastal, rääkida siis natukene võib-olla detailsemalt, et järgmine kord kohtume 15. veebruaril, et kes saab, siis alati meil on hea meel, et kui te siin ise kohal olete, aga kes ei saa, et siis saate pärast ka salvestust küsida, et saame ka selle saata. Ja järgmine kord siis räägime ühest suurest väljakutsest, mis on
on väga paljudel nii turundustiimidel kui siis tegelikult ka personalijuhtidel ja üldse personaliga tegelevatel inimestel, et kuidas siis ikkagi nii juhte, omanikke kui siis ka juhtkonda kaasata sellesse teemasse, sest et ilma selleta on väga keeruline siis edukalt tööandja brändinguga pikemas perspektiivis tegeleda. Aga täna siis räägime just sellest 360 kraadi lähenemisest ja erinevate aspektide integratsioonist. Miks üldse me näeme, et peaks tööandja brändingusse kaasama ka persoonibrändingut ja millist rolli mängib kogu selles valemis siis veel korporatiivbränding, ja kuigi me ootame teie küsimusi ja kommentaare terve webinari jooksul, siis saate neid ka lõpus esitada. Kes siis enne ka meie webinaridel on käinud, siis üks selline meie lemmikpilt, kust võib-olla kõik alguse sai, et miks me hakkasime mõtlema rohkem selle peale, et ei saa ainult tegeleda tööandja brändinguga, vaid kohe alguses tasuks sinna valemisse võtta nii ettevõtte brändingu kui siis tegelikult ka kõikide töötajate persoonibrändingud ja siis või persoonibrändid ja raamatut kirjutades me tegelikult töötasimegi välja sellise mudeli, mis siis ühest küljest keskendub sellele sisemisele kliendile, kelleks on juba kõik teie toredad särasilmsed ja olemasolevad töötajad, ja teiseks nii-öelda selle ringi väliselt on siis ka kõik potentsiaalsed tipptalendid, et keda tulevikus tegelikult oleks vaja selleks, et teie organisatsioon ja ettevõte kasvaks. Mida kindlasti ei tohi unustada selle võib-olla tööandja brändingu teema juures on siis nii seda välist kuvandit kui sisemist kultuuri, nii füüsilist nähtavust kui siis ka kogu seda digitaalset poolt ja kuvandit ja hästi paljud organisatsioonid ja ettevõtted on väga tublilt juba tegelenud kas siis juhtide või võtmeisikute persoonibrändidega, aga tegelikult selleks, et tööandja bränding veel suuremad tiivad saaks ja ka nii-öelda võib-olla pikemas plaanis jätkusuutlik oleks, siis tasuks kindlasti tegeleda ka kõikide töötajate persoonibrändidega just seetõttu, et leida see win-win lahendus, et ühest küljest maailma parim turunduskanal on ju siis nii-öelda suust suhu turundus ja mis saaks veel parem olla, kui siis enda töötajate läbi sellise positiivse kuvandi tekitamine, et loomulikult see positiivne kuvand peab olema siis kindlasti, eks ole, vastama reaalsusele, et kui siis seda kuvandit luua ja see tegelikult ei vasta, siis see on veel suurem pettumus. Aga tihti meie oma töös just näemegi, et on need siis riigiasutused või on need siis erinevad organisatsioonid, et tihti on just see probleem, et ettevõtte sees on kultuur, töökeskkond, tiim super äge, aga see tihti väljapoole võib-olla nii palju ei paista ja isegi me näeme, et suurematel organisatsioonidel on võib-olla veel suurem takistus, kuna tegemist on ka selliste võib-olla selliste jäigemate korporatiivbrändidega, et kus on mingisugused kindlad reeglid, mida siis oma tiim ei taha mitte kuidagi rikkuda, sest et nad ju oma tööandjat väga hindavad ja siis pigem, kui on võimalus kas midagi jagada või mitte jagada, siis võib-olla sellisest pisikesest hirmust pigem jäetakse see jagamata ja siis kõik see positiivne on ettevõtte sees küll olemas, aga tihti ta sinna välja ei jõua. Aga selleks, et siis kõik
tore ka võib-olla oleks teada nendele potentsiaalsetele kandidaatidele ja tipptegijatele, keda ju kõik oma tiimi ootavad, siis selleks see annab päris palju tegelikult ära teha. Ja võib-olla kõigepealt räägiksimegi sellest, et mida annaks siis teha ühel organisatsioonil või ettevõttel oma töötajate persoonibrändidega just selleks, et siis paremini silma paista. Ja kui me räägime persoonibrändingust, siis see on tegevus, teadlik ja strateegiline tegevus selleks, et oma kuvandit teadlikult juhtida. Kui me korraks tuleme selle teema juurde tagasi, et mis asi persoonibränd on, siis aastakümneid on olnud väga populaarne Jeff Bezos definitsioon, et persoonibränd on see, mida sinu kohta teatakse siis, kui sa oled ruumist lahkunud. Siis tänapäeval tänu digitaalsele maailmale persoonibränd on pigem see, mida sinu kohta teatakse veel enne seda, kui sa oled ruumi sisenenud. Ja just sellepärast teadlik persoonibränding on hästi oluline ka tööandja brändi kontekstis, sest inimesed ju ostavad inimesi ja tänapäeva jällegi väga paljuski tingituna just sellisest laialdasest sotsiaalmeedia kasutusest inimesi, kes on ühel või teisel viisil seotud meie ettevõttega, juba võetaksegi brändisaadikutena, kas nad kasutavad oma rolli teadlikult või mitte, aga iga tegevus sotsiaalmeedias, sealhulgas ka isiklikes kanalites tükkiga haaval loobki ettevõtte kuvandit ja väga tihti inimesed, tavatöötajad ei oma väga selget ettekujutust, kui suurt rolli mängib ka nende tegevus nende enda sotsiaalmeediakanalites. Tänapäeval me ei saa ju väga selgelt eristada, kes me oleme tööl, kes me oleme eraelus ja persooni ja brändi võlu ongi just selles, et me saame neid teadlikult ühendada ja kasutada seda selleks, et töötaja ise saaks oma karjääri teadlikult kujundada ja arendada, aga teistpidi oleks ka väga tugevaks ja autentseks hääleks organisatsioonile, sest kui me vaatame statistikat, väga paljud sotsiaalmeediat kasutavad, väga paljud ka räägivad juba ettevõtetest oma sotsiaalmeediakanalitest, aga tihti nad ei tee seda teadlikult ja just tööandja roll selles protsessis on aidata töötajatel selle teemaga rohkem ennast kurssi viia, aru saada sellest, et mis on igaühe motivatsioon selleks, et ta võtaks enda kanda sellist oma valdkonna eksperdi rolli, aga ka kasutaks ettevõtte platvormi teadlikult selleks, et jõuda õigete sihtgruppideni, et viia oma teadmised ja sõnumid õigete inimesteni. Sest just persoonibränding, kui ta on teadlikult ja strateegiliselt integreeritud ettevõtte kommunikatsioonistrateegiasse, annab sellist autentset häält kõikidele nendele lugudele, mida inimesed saavad jagada enda kogemuste põhjalt, et mida nad on kogevad selles ettevõttes. Sama must-valge pilt on tihti meie ettevõtete korporatiivsõnumid, kus puudub selline inimlik osa ja inimestel, kui nad suudavad üles leida need ühised osad, mis on minu jaoks oluline, millised on minu väärtused,
kuidas nad on seotud ettevõtte väärtustega ja millised on minu kogemused ja lood ettevõttega seoses, aga ka valdkonnas iseenda arenguga seoses, siis see kõik annab just sellised lisainimlikkust juurde, mis tänapäeval on ülioluline selleks, et ettevõte saaks suhelda potentsiaalsete klientidega, aga potentsiaalsete töötajatega, sest kirglikud inimesed, kui nad on aru saanud oma tööst sügavamalt, kui nad on leidnud oma miksi ja on sidunud oma isiklikke eesmärke ettevõtetega, teevad seda hästi loomulikult ja nende postituste kaudu, nende jagatud soovituste kaudu, ka nende arvamusartiklite kaudu tulevad ka teised inimesed, samasugused inimesed, kellele juba meeldib see kultuur, mida nad näevad peegeldusena näiteks sotsiaalmeedias. Neil tundub, et nad justkui teaks neid inimesi, kes organisatsiooni esindavad ja nad tahavad liituda just selle meeskonnaga. Ja siis mida rohkem on ettevõttes töötajad, kellel on tugevad persoonibrändid, kes teadlikult kasutavad ka enda isiklik sotsiaalmeediakanaleid selleks, et enda teadmisi jagada, et enda võrgustikus paremaid suhteid luua, seda tugevam on ka ettevõtte bränd. Aga siin on alati üks aga. See aga seisnebki selles, et inimestel, kui nad peaks kasutama oma sotsiaalmeediakanaleid selleks, et rääkida mitte ainult oma tuttavate ja sõpradega, enda eraelust, vaid ka tööst, tekivad suured küsimused, aga väga tihti ka hirmud, kuidas ma peaks tööst rääkima, kui palju ma tööst peaks rääkima, kas ma hakkan äkki oma sõpru ja tuttavaid töötama ja väga tihti, kui ei leida enda jaoks seda õiget tasakaalu ja loogilist teost, siis pigem jäetakse seda tegemata. Aga sotsiaalmeedias on väga suured võimalused selleks, et jõuda õigete inimesteni, et kasvatada enda mõjuringi ja saavutada seeläbi nii enda isiklikke eesmärke kui ka aidata ettevõttel. Ja siis brändisaadikute programmide üks oluline roll ongi aidata oma inimestel üle saada sellest hirmust ja saada selgust, et kuidas neid asju siis ühendada, et kuidas töötajad, kes on juba rahul oma tööga ja organisatsiooniga, kuidas ta saaks oma kogemust jagada ka inimestega väljaspoolt organisatsiooni, kuidas ta saab ühendada neid selliselt, et tema jaoks on see loogiline, et ta tahaks seda teha ja see mõjuks ka autentselt. Ja persoonibränding, teadlik persoonibränding ja see isiklik perspektiiv, isiklik tähtsus aitabki need asjad omavahel siduda, sest kui me räägime sellest, et inimesed ostavad teisi inimesi, siis nad ostavad ju neid inimesi, kes on endaga sarnased, kes neile meeldivad ja meeldivad just sellepärast, et on jagatud väärtused ja on jagatud teemad ja väga palju sarnasusi. Mida teadlikumad on töötajad iseenda eesmärkidest ja sellest, kes nad on ja kuhu nad tahavad välja jõuda, seda väärtuslikumad on nad ka organisatsioonile, sest tänapäeval kuvand organisatsioonist, nagu ma ütlesin juba, kujunebki just erinevatest kanalitest ja inimesed suudavad ennast positsioneerida eksperdina oluliselt paremini, kui seda suudab organisatsioon või turundustiim üksi. Inimesed
jällegi ei loo neid otseseid seoseid, et kuidas see, et ma kasutan ettevõtte platvormi, kuidas aitab mul karjääri teha, aga kui see seos on loodud, siis me näeme väga paljudes organisatsioonides, kuidas inimesed tahavad astuda lavale, tahavad õppida, tahavad areneda, tahavad oma kogemusi jagada ja see levik ja usalduse kasv on plahvatuslik, et isegi kui vaid mõned ettevõtted töötajad on neid asju enda jaoks läbi mõelnud ja on hakanud aktiivselt kasutama, siis sellest on tohutu mõju ka ettevõttele, just positiivne mõju. Ja millest väga tihti ei räägita ka persoonibrändingu kontekstis, seoses sellega, et seda tihti vaadatakse just turunduse aspektist lähtuvalt, et kõik need samad küsimused, mis on olulised selleks, et inimene saaks vastata lihtsale küsimusele, kes ma olen, ehk siis mis on minu persoonibrändi DNA, millised on minu unikaalsed tugevused, minu superpowerid, mis on minu kirg, mis on minu stiil ja elustiil ja väärtused ja ka kindlasti see töö tähendus ja minu isiklik miks kombinatsioonina nad aitavadki luua meile eelduseid vooseisundi tekitamiseks. Ja siis see, et inimene on enda jaoks läbi mõelnud neid asju, aitab tal suurendada loovust, aitab tal suurendada produktiivsust, õppimist, fookust, millega kaasneb ka see, et ta on endaga rohkem rahul ja ta on rohkem pühendunud oma tööle. Ja siis see, mida ta brändisaadikuna turunduslikus aspektis teeb, on tema jaoks hästi loomulik ja loominguline. Tal ei tundu, et ta teeks midagi sellist, mida ta ei taha teha, et ta teeb seda vabatahtlikult ja teised inimesed, et ei ole kas füüsiliselt suheldes või digitaalselt, kas või postituste kaudu, tunnetavad seda seest tulevat kirglikkust ja see kõnetab, see inspireerib ja see mõjub väga autentselt. Ja jällegi on hästi oluline, et ka tööandja brändingus ja ka üldiselt organisatsiooni kultuuri osana oleks alati ja väga tugevalt sees just see inimese ja indiviidi aspekt. Just see, et me suudame organisatsioonis igal inimesel aidata leida just neid asju, mis teevad teda unikaalseks ja rõhutame seda, aitame oma inimestel oma superpowereid arendada, aitabki meile nii organisatsiooni siseselt kasvada, areneda, oma inimesi võimestada ja ka töötab kõige parim just brändingu tööriistana, sest kui me vaatleme erinevaid organisatsioone ja just sellest aspektist lähtuvalt, et kus töötajad on rohkem oma tööga rahul, kus nad on produktiivsemad, siis väga tihti tuleb esile ka teema, kas töötajad on oma töö suhtes kirglikud, kas töötajatel on omistatud isiklik tähendust sellele tööle, mida nad teevad igapäevaselt, või see on nende jaoks lihtsalt vahend, kuidas palka saada ja siis oma tegevustega tegeleda. Ja organisatsioonil siin on hästi palju teha, sest ühest küljest organisatsioon saab luua kultuuri, mis aitab töötajatel kõikide nende aspektidega tutvuda ja ka enda jaoks läbi mõelda ja arendada, aga teistpidi ka luua sellised väga tugevad emotsionaalsed seosed nii konkreetselt tööpositsiooniga kui ka organisatsiooniga laiemast laastus ja siis
siis inimestel tekibki see lisamotivatsioon, et ma tahaks rääkida sellest, et mida ma organisatsioonis teen, ma tahan rääkida sellest, kuidas ma organisatsioonis ennast tunnen ja tekib ka soov sellest aktiivselt ka sotsiaalmeedias sõna võtta. Siis kui me tahame, et meie töötajad oleks aktiivsed brändisaadikud, siis alati on oluline, et oleks see inimlik aspekt seal väga tugevalt pildis, sest just see annab töötajatel motivatsiooni ja see inspireerib ka teisi inimesi. Ja nagu ma ütlesin, see on väga tugevalt seotud ka töötajate üldise heaolu ja rahuloluga. Aga enne kui me edasi lähme, ma mõtlesin, et ma chatis küsin teilt 2 küsimust, 2 väga lihtsat küsimust. Et esimene küsimus on see, et me tihti ise näeme, et tööandja bränding ja brändisaadikute programmid ja kogu see teema on tihti personaliosakonna käes, vahepeal turundusosakonna käes, hästi erinevate inimeste vahel võib-olla jagatud. Tahakski küsida, et kõigepealt teie, kes te siin olete, et kas te pigem tegelete personalitööga igapäevaselt, kui te just ei tegele tööandja brändinguga, kas te pigem tegelete turunduse või brändinguga ja kui te mõtlete enda organisatsiooni või ettevõtte peale, siis mis seisus täna te tunnete, et tööandja bränding teie ettevõttes on? 0 oleks siis see, et te veel ei ole alustanud ja 10 on see, et te olete tegelikult juba mitu aastat sellega tegelenud teadlikult, et teil on tugevad brändisaadikud erinevatest osakondadest, kes siis regulaarselt tegutsevad ja on ettevõtte väärtustega kursis ja aitavad kaasa nii sellele, et uusi talente tuleks, kui siis ka ise särasilmselt tööd teevad. Nii et kõigepealt siis kas siis personalitöö, turundus või mõni muu valdkond, millega te tegelete oma ettevõttes, võiksite chati kirjutada ja siis oleks ka tore teada, et mis see teie praegune number võiks olla 0-st 10-ni, et kuidas te tunnete, et see on lihtsalt praegu hetke selline tunnetus, et mingit sellist sügavamat analüüsi ei pea sinna taha praegu tekitama, aga pigem lihtsalt selline praegune tunnetus. Nii, kes siis vastandel ei ole, võib julgelt kirja panna. Vaatame korraks, mis siin tulnud on. Enamasti on personali inimesed meil on siin. Ja enamus on personali, aga ma vaatan, et mis on väga positiivne, et väga kaugele on tegelikult juba selle teema juurutamisega jõutud, mis on väga-väga positiivne. Nii et siis mõtlesingi enne seda järgmist võib-olla teemat selle küsimuse just seetõttu küsida, et tihti toredad kliendid nii personaliosakonnas kui turundusosakonnas, kellega me tihti kokku puutume ja tegeleme, siis kurdavad meile, et personali- ja turundustöö tihti on selline, et
kui siis, ma ei tea, IT-osakond või finantsosakond saab rahulikult oma tööd teha ja tihti üle organisatsiooni ei tulda nõu andma, siis tihti personali- ja turundusosakonnale igasugustest osakondadest tuleb väga palju soovitusi ja igasuguseid mõtteid, et kuidas seda tegema peaks, aga eks see teema on päris lai ja kindlasti personali juhtidel ja spetsialistidel, kellele siis tulnud see tööandja bränding nii-öelda ühe olulise teemana, võib-olla on esialgu raske kogu seda brändingu teemat hallata, kui turundustiimi tuge seal ei ole, et see loomulikult sõltub hästi palju, et kui suur teil tiim on ja palju te koostööd teete, aga selles osas kindlasti julgustaks, et pigem teha seda koos, et täna me näeme ka, et need, kes siis ka turundustiimilt abi saavad, et kindlasti koos on seda teemat siis lihtsam hallata ja sellega tegeleda, aga loomulikult kogu see turundusbränding on ju ainult üks osa sellest ja tööandja bränding veel seal sees, et tegelikult see turundusteema on ju väga suur, aga kindlasti tasuks nii-öelda korraks mõelda ka sellisele suuremale pildile ja ka võib-olla, ma ei tea, kui palju teist on kuulnud sellisest printsiibist nagu Pareto printsiip, aga kui tööandja bränding on üks selline pisikene killukene kindlasti kõikidest ülesannetest, mis teie laua peal on, siis väga raske igapäevases töös on leida nii-öelda neid õigeid eesmärke ja millele keskenduda, et siis see maksimum tulemus saada, et Pareto printsiip siis on see, mis ütleb, et tegelikult 20% tegevustest toovad need 80% tulemustest ja siis kui keegi teaks seda saladust, et mis see 20% on, et siis tegelikult kõik ettevõtted ja inimesed oleks väga palju produktiivsemad. Aga meie tegelikult näeme hästi palju seda, et kui esiteks vaadata kogu seda brändingut suure katusena, siis sellest on hästi palju abi just selles võtmes, et ei tehta väga palju topelttegevusi nii personaliosakonna kui turundusosakonna poolt ja teiseks, et kui kaasata kõik need ägedad töötajad ja näidata neile just ka seda poolt, et ehitades nende persoonibrände, võidavad nad ise ja võidab ka ettevõte ja seeläbi saavad nad siis nii palju rohkem motivatsiooni, et siis ka ettevõttele nii-öelda seda tuge pakkuda. Ja teine kindlasti ongi see, et ka nemad võib-olla leiavad need 20% tegevustest, mida nad peaksid saama, et see 80% tulemust saavutada, kui nad teevad siis neid asju, mis neil tõesti silmad särama panevad ja kui nad nii palju rohkem produktiivsemad on. Ja kindlasti enda töötajad on siis parimad, läbi kelle te siis saate ka leida need parimad talendid. Aga millest siis üldse bränd koosneb, et bränd ju tegelikult väga suures osas koosneb kõigest muust kui ainult siis kas siis CVI-st või siis lihtsalt visuaalidest. Et väga suur osa sellest on ka nii meeskonnal kui organisatsiooni kultuuril, kui siis tegelikult ka erinevatel partneritel ja kõikidel sellel, et selles mõttes seda tasubki kindlasti vaadata suurema pildina ja bränd on ka lubadus, et väga paljuski siis see lubadus on klientidele suunatud, aga tänu tööandja brändingule siis see väärtuspakkumine ja lubadus, mis pannakse kokku ka sellele potentsiaalsele tulevasele
töötajale, potentsiaalsele töötajale, siis ka see on kindlasti hästi oluline. Nii, mul on praegu üks väike tehniline viperus, aga ma jagan uuesti, ma loodan, et te näete slaide. Ja bränd lisaks siis sellele lubadusele loomulikult hõlmab ka väga palju ootusi. Ehk siis see on see pool, et kui te panete kokku kas siis tööandja brändi väärtuspakkumist või siis ka oma korporatiivbrändi väärtuspakkumist, et mis on siis väga-väga oluline, et kindlasti ootuste osas ka mitte vastuollu minna, sest et vastasel juhul seda võimalust antakse ju ainult üks kord. Nii et kokkuvõttes siis võikski öelda, et bränd tegelikult koosneb nii väärtustest, tunnetest, nii-öelda sellest emotsioonist, mida saadakse, aga ka erinevatest lugudest, kultuurist ja tegelikult hästi oluline on see, et millega te siis tegelikult ikkagi eristute konkurentidest, võib-olla ka teistest ettevõtetest, et kes siis sarnaseid talente otsivad, aga otsesed konkurendid ei olegi. Nii et alati siis tasuks mõelda, et mis siis teie puhul teistsugust on, mis siis teeb teid võib-olla paremaks, mitte ainult klientide, aga just ka olemasolevate töötajate silmis ja ka potentsiaalsete kandidaatide silmis ja mida te siis võite neile välja lubada. Ja need on kindlasti ka need teemad, et mida meie oleme näinud, et millest saab väga palju sisendut just oma tiimist, et ei tasu siis üldse ise ragistada, vaid võttagi ka saadikud kampa ja siis koos mõelda, et miks need tulevased talendid sarnaselt nagu ka kliendid peaksid siis teid valima ja millega te siis tegelikult eristute. Ja brändi puhul ei saa ka unustada seda, et loomulikult on alati finantsilise väärtusega, et ei ole vahet, et on see siis tööandja bränd, on see korporatiivbränd või siis see on ka kõikide töötajate persoonibrändid. Et üks väga suur hirm, mille otsa me alati komistame, on see, et just võib-olla ka ettevõtte, kas siis keskastme juhid, tippjuhid tihti küsivad, et te soovitate küll arendada töötajate persoonibrände, aga mis siis saab, kui nad silma paistavad ja nemad on ju samamoodi nii-öelda atraktiivsed konkurentidele, et äkki siis kogu see tööandja brändinguga tegelemine viib selleni, et lõpuks meil polegi neid parimaid talente oma ettevõttes. Et loomulikult see tõele ei vasta ja seda näitab ka meie kogemus erinevate klientidega, kellega me tegelenud oleme. Et pigem on see, et inimesed saavad küll teada enda väärtuse, aga nad näevad ka ettevõtte nii-öelda, mida ettevõtte väärtustab, mis on nende töö nii-öelda siis selline mõju, mis neil silmi särama paneb ja pigem võib-olla leiavad ka sellise suurema mõtte oma töös, mis igaühe jaoks ju töö rahulolu osas on väga-väga-väga oluline. Ja selle enda miksi leidmine, millest Olesia rääkis ka, et see on oluline ka selles osas, et kui mingi hetk brändisaadikute programmidega jõutakse sinnamaale, et räägitakse erinevatest tööriistadest ja erinevatest võimalustest, et kuidas siis kas ettevõtte sisu jagada või siis ka enda sisu luua, siis me näeme tihti, et nende saadikute programmide ajal on küll kõigil väga suur õhin ja kõik hea meelega ettevõtte sisu jagavad, aga kui seal ei leita sellist head võib-olla win-win lahendust või motivatsiooni või niisugust sügavamat mõtet iga töötaja jaoks, siis see
mingil hetkel nad tunnetavad, nagu nad oleksid sellised jagamismasinad ja neil tekib selline tõrge ja siis mingi hetk vaibub ka nende brändisaadikute programmide edu. Aga mida meie soovitame, et kui tegeleda just ka igaühe enda sellise mis on nende väärtused inimestena ja kuidas neid väärtusi siduda siis ettevõtte väärtustega ja leida võib-olla need teemad kõikide nende erinevate teemade hulgast, mida siis on võimalik jagada, mis neid tõeliselt kõnetavad. Et lihtsalt näitena võime tuua, et ma ei tea, oletame, et on pank, kus on siis 100 tellerit ja soov oleks, et mingi osa neist siis ettevõtte sisu jagaks. Et see, et nüüd 10 inimest sama sisu lihtsalt suvaliselt ilma igasuguse kommentaarita pidevalt edasi jagab, esiteks ettevõtte seisukohast see on natukene selline infomüra, aga teiseks ta ei anna ka mingisugust suuremat väärtust nendele, kellele seda edasi jagatakse. Aga teine variant on see, et kui inimesed on läbi mõelnud, et mis teemad neid kõnetavad, mida nad tahavad tegelikult nii-öelda suuremas plaanis muuta. Üks näiteks mõtleb, et tal on lapsed, ta tahab näiteks laste finantstarkust kasvatada näiteks. Teine mõtleb, et tema kõige suuremaks kireks on keskkond, et kõik, mida me suudame keskkonna heaks teha, et seda hea meelega jagab. Kolmandana võib-olla oma isiklik kogemus, kuidas näiteks, ma ei tea, ema küberkuriteo ohvriks langes ja see on tema jaoks motivatsioon, miks siis näiteks aidata, koolitada teisi oma võrgustikus. Et igaühel tegelikult on mingi selline väga ennast puudutav lugu, mis siis motiveerib kindlasti teatud teemasid jagama ja kui siis vaadata seda suuremat pilti, et versus see, et 10 inimest jagab sama sisu ilma igasuguse kommentaarita versus teine variant, kui siis võib-olla needsamad 10 inimest jagavad igasugust erinevat teemat ja lisavad ka enda sellise loo või kogemuse, siis kindlasti sellel teisel variandil on kõvasti suurem väärtus ja kindlasti tekitab see sõna persooni bränding mingisugust vastuseisu alguses just seetõttu, et see võib-olla tekitab tunnet, et ma pean astuma lavale või olema selline kaanestaar, aga kindlasti teie personalijuhtide või turundusinimestena saate ka viia seda sõnumit edasi, et seda nad ju tegelikult olema ei pea, et persooni brändingus tuuakse küll väga suuri näiteid, aga tegelikult piisab sellest, et kui me olulisi teemasid ainult enda ringkonnas edasi jagame, kui me tahame olla eksperdid võib-olla oma valdkonnas või igaüks siis võib-olla enda jaoks ka läbi mõelda, et mis ta eesmärk on, mis ta plaan on 5 või 10 aasta pärast, et kuhu ta tahab jõuda. Et tänapäeval ma arvan, et see ei ole saladus, et enam võib-olla ei ole keskmine selline tööstaaž 30 või 40 aastat, aga pigem võttagi mõlemapoolse maksimumi sellest toredast töösuhtest, et ühest küljest töötaja ettevõttes või organisatsioonis töötamise ajal saab siis maksimaalselt panustada ja teiselt poolt tööandja saab aidata tema kui eksperdi väärtust tõsta ettevõtte väga tugeva brändiga, et mitte ühelgi inimesel ei ole üksinda lihtsam oma persooni brändi siis teadlikult kujundada, kui siis mõne väga sellise maineka ja hea
tööandja brändi või korporatiivbrändi siis brändiga koos. Nii et selles mõttes on neid võimalusi hästi palju ja seda motivatsiooni on võimalik ka väga palju leida ja see kulu tegelikult ei pea seal üldse suur olema. Et kui on väike organisatsioon või suur organisatsioon, et tegelikult me oleme näinud, et isegi 10 aktiivse saadikuga on võimalik väga palju ära teha, et Olesja, äkki siin oleks see koht, kus sa räägiksid sellest ühest statistikast, mis viimati tuli siis just nende saadikute kasutamise kohta. Ja no keskmine selline statistika, millest me oleme ka väga palju rääkinud, et siis kui oma töötajad hakkavad sotsiaalmeediat kasutama selleks, et ettevõttest rääkida, suurendab nähtavust 561%. Mul on üks klient, kelle sotsiaalmeediat me oleme haldanud viimased 3-4 aastat ja eelmisel aastal me kaasasime 9 brändisaadikut erinevatest valdkondadest, tippjuhtkond ja keskastme juhid. Võtsime fookusesse ainult LinkedIni ja igatpidi nii turundusosakond kui ka agentuur on inimesi toetanud nii sisuteemade leidmisega kui ka tehniliselt. Sellest 9 on sellised aktiivsemad on aasta lõikes on võib-olla 5-6, aga kui me oleme nüüd aasta alguses vaadanud eelmise aasta statistikat, siis ainult need 6 inimest on suurendanud ettevõtte nähtavust 1141%. Väga drastiliselt on kasvanud ettevõtte nähtavust ja ka suurenenud ka päringute arv, kuigi selle programmi teine etapp aktiivselt klientide leidmine on alles tulemas see aasta, et see väga hästi näitab seda, et ka väga väike grupp inimesi, kui nad tegelevad järjepidevalt ja nad on läbi mõeldud nii enda eesmärgid kui ka selge arusaam nende rollist organisatsiooni strateegias võivad tuua väga häid tulemusi. Ja kui tööandja brändingu võtmes hästi tihti räägitakse ja hoitakse fookus just nendel särasilmsetel talentidel, keda on vaja leida või siis teise poolena oma töötajatel, aga tegelikult neid kasutegureid, mida meie näeme, on tõesti meeletult palju, et üks on see üleüldine nähtavus, mida ettevõte saab, aga läbi produktiivsuse, et kui inimesed tõesti nii-öelda leiavad selle sära, millega oma tööd teha, siis tegelikult kõik uuringud näitavad, et kui produktiivsus kasvab kas või paar protsenti, siis nii käibe kui kasuminumbrid sellest lähtuvalt samamoodi, nii et tegelikult me ei räägi ainult sellest, et kuidas hoida kokku, ma ei tea, värbamiskulusid, sellepärast et nii palju inimesed ei vahetu või mingisuguseid selliseid kulusid, siis tegelikult ka väga palju selle tegevuse läbi tuleb ka otseseid tulusid. Ja siis, kui inimesed tegelikult mõistavad seda, et see sõna mõjuisik, mida võib-olla tihti sotsiaalmeedia kontekstis väga positiivse sõnana ei kasutata, siis tegelikult selle taga on hoopis sügavam tähendus ja just see, et kui suur mõju meil inimestena, töötajatena, kolleegidena, koostööpartneritena tegelikult on ja kuidas seda väga positiivselt tööle saab panna. Ja muidugi me räägime palju digitaalsetest kanalitest ja sotsiaalmeediast, sellepärast et lihtsalt kõik meie koostööpartnerid, kliendid, need tulevased talendid ja enda
tiim ja kolleegid ka, väga suur osa neist ju viibib sotsiaalmeedias ja seal nad seda tahes või tahtmata seda infot tarbivad, aga seda hirmu, et nüüd iga ettevõttes töötav saadik peaks olema avaliku elu tegelane, saate võtta ka võib-olla sellise lihtsa mõjuringiga maha, et selgitadagi oma kolleegidele, et võib-olla piisabki, et nad ainult enda tiimi seas on nii-öelda teada eksperdid või enda valdkonnas või enda klientide hulgas või siis kuidas kellelgi, et igaüks siis lähtuvalt enda sellistest tööalastest plaanidest ja mõtetest. Ja neid kanaleid muidugi on hästi palju ja on ka hästi tore näha, et inimestel on nii palju erinevaid tugevusi, et kes suudab väga hästi kirjutada, kes võib-olla omab annet, et minna õpilastele kooli teie ettevõttest rääkima, kes võib-olla suudab väga head videosisu toota, kes on loodud siis, ma ei tea, rääkima või suudab teha selliseid mõnusaid, humoorikaid tekste, või siis on lihtsalt inimesena hästi hea suhtleja, suudaks näiteks, ma ei tea, mõne koostööpartneriga ristturundust teha, et neid võimalusi on lihtsalt mustmiljon, mida saab lisaks veel nii-öelda võib-olla klassikalistele tööandja brändingu kanalitele veel kasutusele võtta ja siis koostöös turundustiimiga või siis kommunikatsioonijuhiga siis läbi mõelda ja loomulikult kõikidel ettevõtetel on siis piiratud ressursid, et on see siis rahalised või ajalised ressursid, et siis tasukski võib-olla natukene analüüsida oma saadikuid, kaardistada nende tugevusi, milles nad tahavad areneda, et tegelikult viimased uuringud näitavad, et inimeste töö rahulolu üks võtmetegur on ka see, et nad tunnevad, et nad nii-öelda inimesena arenevad ja kui te saate kellelgi, kes tahab arendada oma esinemisuskust või oma kirjutamisoskust või oma, ma ei tea, videotöötluse oskust või siis fotograafiaoskust, siis ma arvan, et esiteks nad ise on hästi rahul, nad näevad seda potentsiaali ja teiseks saadikuna nad annavad nii palju juurde ja siis nendest inimestest, nende tugevustest lähtuvalt juba mõelda, et kas on võimalik siis ajalist ressurssi sinna panna, millised kanalid sobiksid, kas on võimalik kuidagi mingisugust eelarvet saada, et kui ei ole, siis annab kasutada ka täiesti edukalt neid kanaleid, et mis siis nii palju rahalist ressurssi ei võta, et täpselt nii, et kuidas kellelgi on. Aga oluline ongi siis, nagu me mantrana iga kord kordame, et võtta seda kui maratoni, mitte sprinti ja pisikesi samme koos saadikutega teha ja mõelda, et kuidas siis kogu see tegevus järjepidevamaks muuta. Aga natuke räägiks ka sellest, et kuidas neid kõigi teadmisi ka oma ettevõttes kasutusele võtta. Tihti sellised sõnad nagu programmid võib-olla tunduvad väga suurte ja mitte teostavatena, aga meie näeme seda, et just programmide puhul on oluliseks märksõnadeks strateegilisus ja plaan ja järjepidevus. Nagu Evelyn juba korra mainis, on hästi oluline just alustada ja mõelda ja vaadata, et kus me hetkel oleme ja vaadata just nii organisatsiooni ja kultuuri poolt kui ka välist kuvandit, panna paika väga selged eesmärgid, aga lisaks sellele ka mõõdikud, et
kuidas me siis teame, et meie programm on edukas olnud. Otse loomulikult ei ole ühist salaretsepti, et kuidas garanteerida, et üks või teine brändisaadikute programm oleks edukas, aga praegu raamatut kirjutades me oleme rääkinud väga paljude Eesti ettevõtetega, kes on brändisaadikute programme juba käivitanud, edukalt käivitanud, vaadanud ka rahvusvahelist kogemust ja kindlasti number üks edutegur on oma inimeste koolitamine, oma inimeste võimestamine, oma inimeste julgustamine ja toetus ja kindlasti ei tasu seda jätta juhuse hooleks, et kui esmased sammud on tehtud, siis hoida nagu väikest last alguses vaja hoida seda brändisaadikut, toetada ja julgustada ja ei ole vahet, kas tegemist on telleriga või tegevjuhiga, sellise uue rolli võtmine, milleks on brändisaadikud ja tänapäeval me ei saa rääkida brändisaadikutest ilma selleta, et me mainiks ja rõhutaks ka digitaalse meedia tähtsust. See on hästi-hästi oluline, et leitaksegi üles neid, kes on juba võimekad kohe lavale astuma, kas esineda või kirjutada, aga ka neid, kellel on seda uudishimu ja soovi areneda ja õppida, aga ka oma õpitud teistega jagada. Et kindlasti tänapäeval brändisaadikute programmid on asi, mis on muutumas järjest olulisemaks igas ettevõttes ja kui me vaatame jällegi rahvusvahelist kogemust, siis väga vähesed organisatsioonid veel sellega ei tegele, siis Eestis pigem see rong hakkab tuure võtma, aga ma usun, et järgmise paari aasta jooksul see jällegi muutub normaalseks äripraktikaks, sest ilma selleta ei ole võimalik ka uue generatsiooni jaoks järjest olulisemaks muutuvad väärtused, järjest olulisemaks muutub sotsiaalmeedia, nagu Evelyn ütles, inimesed tarbivad infot nendes kanalites, kus nad parasjagu viibivad ja kui isegi kõige ägedamat tööandja ei ole esindatud just selles kanalis, kus tema potentsiaalsed kliendid, siis praegu selle sihtgrupi jaoks see ettevõte ei eksisteeri. Aga meie omalt poolt tahame teid tänada, et olete jälle leidnud meiega see tunnik veetnud. Seekord, tegelikult eelmine aasta me oleme teinud neid webinare ainult üks kord kvartalis, aga neid erinevaid aspekte ja küsimusi on olnud nii palju, et me see aasta tahaks sellest rohkem rääkida, vaadatagi erinevaid aspekte. Nüüd ootame kindlasti teid juba tegelikult 2 nädala pärast ja kui vahepeal tekivad teil lisaküsimused või hea mõtted, siis ärge oodake 2 nädalat, vaid kutsuge meid Evelyniga külla kohvile ja siis saame ka teiega mõelda ja arutada, et kuidas neid kõiki teadmisi ka teie organisatsioon saaks kasutusele võtta, nii et sellest sünniks win-win lahendus kõikide jaoks. Ja kellel veel küsimusi on tekkinud, siis võite vabalt kas chati kirjutada või ka mikrofoni lahti teha, et siis hea meelega saame veel teie küsimustele vastata või kuulda kommentaare, et kui kaugel keegi on või mis sellised kõige suuremad väljakutsed on. Aga ja suured tänud ka minu poolt, et kui enne ei näe, siis kindlasti 2 nädala pärast jälle. Nii, aga kui küsimusi ei ole, siis paneme selle salvestuse kinni ja kohtume järgmine kord.
nii et nägemist. tšau.